Kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. See on päev, mille Issand on teinud, ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase hästi korda minna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Meie õnnistame teid Issanda kojast. Issand on Jumal ja tema on meile paistnud nagu valgus. Siduge peoohvrid köitega altari sarvedeni. Sina oled mu Jumal ja sind ma tänan. Mu Jumal, sind ma ülistan. Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Tervitan teid meie päästja, meie lunastaja Jeesuse Kristuse nimel ja rõõm on tervitada ka psalmisti sõnadega, psalmisti igatsusega ja tõesti, et ma tänan sind, et sa mulle vastasid ja kallis sõber, kui sa oled täna Jumala ees ja sa palud tema käest midagi, sa seisad tema ees, siis tema vastab sulle. Ja ta vastab sulle homme, ta vastab sulle ülehomme, ta vastab sulle alati, kui sa käid koos temaga. Ja see on ka see päev, mille Issand on täna meile teinud, selle võimalusega olla koos meie siinpool ekraani või siinpool salvestust, teie sealpool ekraani ja hiljem tagantjärgi kuulates, aga Jumal on suur, tema on ka üle videosalvestuste, üle muude audiosalvestuste, tema on meiega alati ja tema juures ei ole piiranguid, kui ka meie juures on piirangud ka selle viiruse tõttu, mis on ka globaalselt üle maailma ja see puudutab ka meid, siis tema juures ei ole ka need mingid piirangud, vaid tema on alati meie juures ja teda ei häiri see mitte. Ja tõesti on rõõm olla koos ja alustada ka seda Jumala teenistust taas siin Haapsalu baptisti koguduses 11. aprillil 2021. aastal. See on päev, mille Jumal on meile täna kinkinud. Rõõmutsegem sellest ja tänagem ja kiitkem Issandat. Ja võime seda teha ka koos, lauldes laulu Jeesus tänu Golgata eest ja ka teise laulu Sa oled hea, ei paremat sinust ma tea. Ja selle järel tuleme algussõna ja palve juurde. Vabastada mind, ma kummardan end sinu ees ja laulan, Jeesus, tänan sind Golgata eest. Jeesus, tänu Golgata eest, tänu verest, mis voolas, et vabastada mind. Ma
mis hoiab mind. Iga hommik su arm on uus ja püsib su ustavus, su arm on see, mis hoiab mind. Sa oled hea, ei paremat sinust ma tean, pole keegi taevas, ei keegi maa peal, su sarnane sind armastan. Jeesus, sind armastan, oled ainus, kes püsib kindlana. Oled mu kalju, mu päästja. Iga hommik su arm on uus ja püsib su ustavus, su arm on see, mis hoiab mind. Iga hommik su arm on uus ja püsib su ustavus, su arm on see, mis hoiab mind. Õnnistatud pühapäeva hommikut, kallid õed ja vennad. Tahaks alustada, et rõõm on koguneda siin Jumala kojas, aga kahjuks seda rõõmu meil veel ei ole, aga ometi võime olla ühises osaduses, ükskõik kus me hetkel viibime. Olla koos palves ja lugeda koos Jumala sõna. Ja nii me võtamegi 2 kirjakohta. Loen ka mõned salmid lauludest 118. Neljateistkümnendast salmist. Issand on mu tugevus ja mu kiituslaul ja tema oli mulle päästjaks. Hõiske ja pääste hääl kostab õigete telkidest. Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid. Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele. Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid. Ei ma sure, vaid jään elama ja jutustan Issanda tegusid. Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. Avage mulle õiguse väravad, ma lähen neist sisse ja tänan Issandat. See on Issanda värav, õiged lähevad sealt sisse. Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks. Kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. See on päev, mille Issand on teinud, ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Ja veel mõned salmid 1. Johannese kirja 5. peatükist. Igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Igaüks, kes armastab seda, kes on ta sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. Tema on see, kes tuli vee ja verega, Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja vaim on selle tunnistajaks, sest vaim on tõde. Amen. Me palvetame ja võtame eestpalvesse kaasa täna aastapäeva pidava koguduse, milleks on Kilingi-Nõmme vabakogudus. Samuti jätkame eestpalveid meie
sõpruskoguduse, Meiuste evangeeliumi kristlaste baptistide koguduse eest. Ja tahame ka palvetada sel nädalal sünnipäeva pidavate õdede Aino, Küllikese ja Saara eest ja samuti meie pastor Mihkli eest. Issand, me tuleme rõõmu ja tänuga sinu ette, issand, et sa oled andnud uue päeva, et sa oled andnud meile võimaluse tõusta ja oma eludega sind kiita ja ülistada. Issand, mis iganes on olukorrad, me täname, et me võime kõigest toetuda sulle, sinu sõnale ja tõotustele selles. Issand, tänasel päeval me tahame sinu ette tuua need mainitud kogudused, Kilingi-Nõmme koguduse ja Meiuste koguduse Saaremaal. Issand, me palume nende õdede-vendade eest, kes on tegevad nendes paikades, issand, et kui on ka keerulised ajad ja me ei saa ka hulgakesti koguneda, siis issand, me palume, et sinu vaim jätkuvalt ühendaks meid ja ka nendes paikades sinu töö võiks jätkuvalt vilja kanda ja ole õnnistamas igat armast õde ja venda, kes seal kaasa töötab ja teenib ja issand, aita, et sinu sõna võiks jätkuvalt levida ja olgu need suured kohad või väiksed, issand, et kõik me vajame sinu armu ja neid tõotusid, mis on sinult antud. Issand, me tahame su ette tuua ka eeloleva nädala sünnipäeva lapsed, issand, armsad õed ja vend, kes on meie palvetes ja kelle eest me tahame ka paluda sinu juhtimist ja sinu õnnistusi nende eludesse, issand. Sa näed, mis on nende mured ja mis on nende rõõmud. Issand, me palume, et see, mis on oluline ja see, mis on igavikuline, võiks täita nende elud ja nende mõtted ja meeled, et kui on ka raske ja kui on ka erinevad olukorrad, et neil oleks ometi täidetud selle rõõmuga, mis tuleb sinust ja see võiks neid kanda ka eeloleval eluaastal, need päevad, mis sa neile ka oled kinkinud. Issand, me palume kõigi õdede-vendade eest, kes on meid ka praegu kuulamas või ka hiljem, issand, sa näed ka seda keerulist aega, kui me ei saa koguneda sinu kojas, aga me ometi tahame olla ühenduses ja ka üksteist palves kanda, issand, mis iganes on meie hetke olukorrad ja rõõmud ja mured, issand, et me võime need ühiselt tuua sinu ette ja paluda sinu tarkust ja juhtimist kõiges. Issand, me palume ka selle tunni siin sinu kätte, et need ülistuslaulud ja mõtted, mis siit kõlavad, võiksid olla meile ülesehituseks ja kinnituseks ja viia meid edasi sinu juurde. Amen. Loen veel mõned salmid ja jagan mõned mõtted meile kõigile tuttavast kirjast Filiplastele. Filippi 3. peatükist, 10. salmist. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda,
mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole, Kristuses Jeesuses. Kes meist on täiuslikud, mõtelgem just samal viisil. Ent kui te mõtlete midagi teisiti, küll Jumal ilmutab teile ka selle. Ometi sealt, kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada. Need on need julgustavad mõtted ja salmid meile. Reedel, kui olin teel koju, siis juhtusin kuulama raadiost Toomas Sildami intervjuud noore helilooja, koorijuhi ja muusikaõpetaja Rasmus Puuriga. Ja mõned mõtted sellest jäid meelde, hinge. Me oleme möödunud kuudel ja nüüd juba üle aasta väga palju kuulnud surmast. See on igaõhtustes uudistes ja paraku paneb, ma usun, ka paljusid selle üle rohkem mõtlema, aga selles intervjuus ka Rasmus mainis seda, et on nüüd üks kindel asi, mida me kõik teame, et me kord sureme. Ja et tema mõtleb surmast iga päev. Ja see pani intervjueerija imestama, et noor mees, 32-aastane, mõtleb iga päev surmast. Et Rasmus lisas veel, et ta on üldse üks imelik inimene, et talle meeldib käia matustel, sest seal me tajume igavikulisi väärtusi kõige vahetumalt. See toob välja, surm siis, toob välja selle, mis on oluline, puhastab meid igapäevasest mürast. Ja ometi me inimestena elame, justkui elaksime me igavesti. Üks mõte selle intervjuu, mis jäi ka kõlama, oli see, et me hakkaks tegelema oluliste asjadega ja selles loetus kirjakohas Filippi kirjast on ka Paulus välja toonud sama mõtte. Ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõike ütleva tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema sees ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Pani mõtlema selle üle, et mida olen mina oma elus pühmeks arvanud, et saada kasvatada oma tunnetust Kristuses. Selle kirjakoha kohta oleks väga palju, mida jagada ja mille üle mõelda, aga 2 märksõna, mida ma täna hommikul siit tahaks välja tuua, on esiteks alandlikkus. Kui ma loen seda, mida Paulus siin on kirjutanud, ma ei arva, et ma olen selle kätte saanud. Mitte, et ma oleksin saanud või et ma oleksin täiuslik. Seda kirjutab mees, kes on rajanud kogudusi, kes on õpetanud ilmselt 10 või 100 000
kes on eeskujuks nii paljudele. Ei tea, miks, aga alandlikkus on selline omadus, mis mind alati on inimeste juures köitnud ja mille poole tahaks ka ise püüelda. Ja Jumala sõnal on nii palju selle kohta öelda. Mõtlen kas või õpetussõnadele. Õpetussõnade 29. on meil öeldud. Inimest alandab ta oma ülbus, aga kes on alandliku vaimuga, saab au. Ma usun, et me ei ole ka kristlastena immuunsed uhkusele, et me võime mõelda, et meil on tõde ja see teeb meid kuidagi väärtuslikumaks või paremaks Jumala silmis kui inimesed meie ümber, aga me teame, et Jumal vaatab ühesuguse armastusega kõiki inimesi ja ta armastab ka neid, kes teda võib-olla täna vihkavad. Me peaksime suutma ka inimesi oma ümber näha samamoodi, kui näeb Jumal. Ja teine märksõna, mis loetud kirjakohast välja tahaks tuua, on minevik. Paulus kirjutab, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Olen vahest mõelnud sellele, mis takistab inimesi Jumala juurde tulema ja mulle tundub, et see on sageli just minevik nii positiivses kui ka negatiivses aspektis, et ühelt poolt me võime mõelda, et ma olen nii palju halba teinud, mõelda Paulusegi peale ja kiusas taga kristlasi ja see tema minevik oleks, kui ta oleks sellele keskenduda, oleks võinud saada ka takistuseks, et kuidas sellise taustaga mees sobib jutlustama Jumala sõna, kuulutama. Ja teistpidi võime jääda kinni sellesse, et ma olen midagi üles ehitanud, ma olen midagi saavutanud ja nüüd Kristuse juurde tulles, Kristust vastu võttes tuleks just kõik see saavutatu maha kirjutada ja see, mida ma olen elus üles ehitanud, pühmeks arvata, nii nagu Paulus seda siin välja tõi oma elust. Et see võib minevik saada meile takistuseks. Pilt, mis selle juures kangastub, on üks merehädas laev, täis väärtuslikku lasti. Et me inimestena oma elusid hinnates võime ka mõelda, et me oleme see merehädas laev ja mida sellest väärtuslikust oleme valmis üle parda heitma selleks, et oma elusid päästa. Paulus arvas kõik pühmeks selle nimel, et saada kasuks Kristust. Ometi sealt, kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada. See on minu soov ja üleskutse nii endale kui meile kõigile täna hommikul. Amen.
Aitäh Heigole nende mõtete eest ja tõesti, nagu koguja ütleb ka, et parem on minna leinakotta kui pidukotta. Leinakojas on kõikide inimeste lõpp, aga me võime mõelda ka selles kontekstis kristlastena, et iga päev surmale, et kuidas me võime surra sellele maailmale. Ja kui me sureme sellele maailmale, siis see surm, mis ka füüsilise surma või füüsilise ihule surma läbi tuleb, see avab uue elu igavikus ja see on üks ettevalmistus tulevikuks, aga see Jumala lapse rahu meie südames võib olla see pidev jõud ja sellise uue lootuse, toob uus lootust meie südametesse iga päev, et me teame, kes me oleme ja me teame, kus me oleme teel ja see elu siin ei lõppe. Aga surma peale on hea mõelda ja tõesti, miks mitte seda teha rohkem ka meie kõikide eludes iga päev. Aga nüüd on teadete tervituste aeg, ega eriti palju teateid ei ole, sest midagi suures plaanis muutunud ei ole, elame keerulisel ajal, kus on väga palju piiranguid ja need piirangud on mõjutanud ka meie avalikke jumalateenistusi, kus me siis oleme püüdnud edasi anda seda sõnumit ja laulu ja Jumala ees palvetamist, Jumala ees olemist ja et olla koos. Jumal liidab meid vaimus kokku siis läbi video ja audio teel ja seda me tahame jätkata järgnevatel pühapäevadel, nii kaua kui siis Eesti Vabariigi valitsuse poolt piirangud jätkuvad. Esialgse plaani kohaselt lõppevad need 25. aprill, aga eks seda ole näha, kas siis seda pikendatakse või lühendatakse. Eks siis saame jooksvalt olla kursis ja paneme ka vastav informatsiooni üles oma kodulehele, kus te võite aeg-ajalt käia vaatamas www.haapsalupk.ee ja seal on võimalik siis lingi kaudu klõpsata ka ja minna siis Facebooki või YouTube'i, kus on võimalus järele vaadata eelnevaid koosolekuid ja samuti kuulata ka audiosalvestust. Ja audiosalvestus on ka iga pühapäeva õhtul 7:30 õhtul Kuressaare pereraadios ka kuulatav. Ja võimalus on ka annetusi või ohvriandi, kuidas keegi seda võtab, tuua ka elektroonselt ja see informatsioon on ka praegu ekraanil, aga kes soovib seda hiljem vaadata, saab selle informatsiooni ka meie koguduse kodulehelt kätte. Ja oleme rõõmsad, et ka need võimalused, mis meil on täna kingitud, et me võime olla selles, oleme rõõmsad selle elu eest, mida Jumal on meile kinkinud ja võime jätkuvalt kõik Jumala kätte usaldada, sest tema korraldab kõik hästi. Ja tahame minna ka selle Jumala teenistusega nüüd veel edasi ja laulame veel ühe laulu Kuningas Majesteet ja seejärel ma tahan veel mõned mõtteid jagada. Puuduse
mu sees. Majesteet, su ette toon oma koorma süü ja puuduse. Su armastust ära võtab need, ma teenin sind, oh majesteet. Majesteet, su ette toon oma koorma süü ja puuduse. Su armastus ära võtab need, ma teenin sind, oh majesteet. Majesteet, su ette toon oma koorma süü ja puuduse. Su armastus ära võtab need, ma teenin sind, oh majesteet. Selle nädala moto meie palvekalendris on, et issand ilmutab end ja oleme tähistanud ülestõusmispühi ja need on sündmused, mis on raputanud kogu maailma, mitte ainult käesoleval ajal, vaid juba paar tuhat aastat tagasi, kui see sündmus juhtus, siis alates sellest on see piltlikult öeldes pööranud selle maailma pahupidi ja see on kaasa toonud segadust, aga see on kaasa toonud ka kõige suurema selguse sellest, et Jeesus Kristus on surnud, üles tõusnud ja tema elab. Ta elab ka täna ja paljud võib-olla küsivad, et aga ma ei näe ju teda. Ma oleks tahtnud ka elada sel ajal, kui Jeesus tõusis ülesse ja oleksin saanud teda näha ja võib-olla ka katsuda ja oleks see asi olnud hoopis teistmoodi. Aga Jumala riigis käivad asjad täpselt vastupidi enamjaolt, kui meie inimestena mõtleme ja sellepärast on meil tõesti vaja seda alandlikkust, millest ka Eigo rääkis, seista Jumala ees ja mitte ainult Jumala ees, aga meie ligimeste ees, meie lähedaste, meie sõprade, tuttavate, meie perekonna ees me peame jääma alandlikuks, siis me hakkame nägema seda, mida Jumal tegelikult on toonud nii meile kui ka teistele. Ja ma tahangi julgustada ja täna rääkida sellest, et usk, mis Jumal on meile andnud, see tee, kuidas me võime Jumalat oma elus näha, et see toob nägemise, et usk toob nägemise, et mõelgem selle peale ja ka selle ülestõusmise temaatika vaimus tahaks jätkata ja ma loen ka tänase liidu kalendri kirjakoha, mis on evangeeliumis kirja pandud, siis Johannese evangeeliumi 20. peatükis, salmid 24–28, tahan seda lugeda ja selle alusel mõned mõtteid jagada, mida me võiksime koos mõelda ja mis võiksid olla meile julgustuseks. Aga Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, 1:12, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Teised jüngrid ütlesid nüüd temale, meie oleme näinud issandat, aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu mina mitte. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus,
aga Jeesus tuli ja jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Seejärel ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas talle, minu issand ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, aga usuvad. Aamen. Kui me oleme seda Johannese evangeeliumit tähelepanelikult lugenud, siis ja oleme jõudnud selle kirjakohani, siis me võime näha seda, et Johannes on Toomast juba 2 korda varem ka maininud ja välja toonud. Ja Johannes ei ole mitte ainult ei korda seda, aga ta toob ka välja, et Toomase hüüdnimi on Kaksik ja ta oli üks siis 12 ehk siis üks jüngrite seast. Ja sõnast loeme, et seesama siis ka uskmatu Toomas, keda on kutsutud ka sellise nimega, kes oli ka Jeesuse jünger ja oli näinud kõike seda, mida Jeesus tegi, ei olnud suuteline siiski ka seda kohe uskuma, mida jüngrid talle rääkisid Jeesuse ilmumisest ja sellest, et Jeesus tuli ja ilmutas ennast neile. Kuid see siiski ei näita ka seda, et Johannes oleks kogu selle loo juures olnud truudusetu. Seda ta ei olnud, ta oli truu Jumalale. Aga Toomase probleem oli see, et ta ei olnud sel hetkel, kui Jeesus jüngritele esimest korda ilmus, nendega koos. Ja võime seda ka natuke eespoolt lugeda. Kui Jeesus esimest korda tuli, siis jüngrid olid väga suures kartuses just juutide pärast või juutide eest. Ja kui nad olid siis koos, siis ilmus Jeesus nende keskele ja ta ütles, rahu olgu teile. Ja vastupidiselt selle teiskordsele ilmumisele, millest me lugesime, kui Jeesus esimest korda ilmus, siis jüngrid ei olnud selles mõttes uudishimulikud ja ei pärinud Jeesuse käest, et näita oma naelajälgi, vaid Jeesus tegi seda ise ja näitas siis jüngritele oma käsi ja oma külge. Ja loeme seda, et kui jüngrid seda nägid, siis nad said väga rõõmsaks. Ja Jeesus peale seda andis jüngritele ka läkitussõna või läkituse, et nõnda nagu isa on teda läkitanud, läkitab Jeesus ka jüngreid. See on hästi oluline. Ja peale seda läkitamist puhus ta jüngrite peale ja ütles, võtke vastu püha vaim. Kiriku ajaloos on olnud väga palju vaidlusi selle üle, et kes on püha vaimu läkitanud või saatnud maailma. On erinevad koolkonnad, erinevad arvamusliidrid, kes on toonud selle seisukoha välja, et Jumal isa on saatnud püha vaimu ja on teine koolkond, kes väidavad, et Jeesus Kristus on püha vaimu saatnud. Johannese evangeeliumis saame selle kohta veel lugeda, kuid piiblit lugedes ja õieti seda teemat käsitledes on selgelt näha, et seda teevad isa ja poeg mõlemad. Ja võime seda näha, et Jumal isa saadab poja kaudu teise trööstija ning Jeesus tõotab meid mitte vaeslasteks jätta. Sellega võiks olla ka meie jaoks see probleem lahendatud. Aga sellest loost on hämmastav näha ka seda, et püha vaim anti seal, kus oldi koos, mitte eraldi olles. Seda ei antud kellegile kuskil nurga taga üksikult olles. Algamas oli Uue Testamendi koguduse ajastu ja kui oluline on siit näha ka seda, et väga tähtis on käia koos
koguduses Jumala lastena, mitte eralduda üksikuna, sest Püha Vaim anti seal, kus jüngrid olid koos. Ja kui me loeme ka apostlite tegusid, siis saame sealt lugeda, et paljusid sündmuseid, kus rahva hulk oli koos, siis seal vaim langes. Ja põhiliselt Jumala sõna kuulutamise ajal või järel. Sellepärast on väga oluline õppida tundma Jumala sõna ja seda edasi anda oma elu kaudu või oma elu kaudu sõna kuulutamise teel. Ainult siis võime me ise ka osa saada Jumala evangeeliumi väest ning saame seda edasi anda neile, kes seda tõeliselt vajavad. Toomas nüüd selle loo juures, kes oli eraldi, tema jäi algselt sellest osast ilma. See sündmus siin on vastupidine sellele, kui nüüd vaatame ühe huvitava loo Vanas Testamendis, kus Mooses kogus issanda käsul kokku 70 meest Iisraeli vanemaist ning Jumal, võime sealt lugeda, et Jumal ise võttis Moosese pealt selle oma vaimu, mis ta oli Moosesele andnud, ja pani selle 70 Iisraeli vanema peale, et nad koos võiksid Iisraeli rahva koormat kanda. Et nad koos võiksid koormat kanda, et see koorem ei oleks ainult Moosese kanda. Ja seal oli 2 meest, kelle peale tuli ka Jumala vaim, aga kes antud hetkel olid telgist eemale jäänud. Ja siis, kui Jumala vaim langes nende meeste peale, need 2 meest olid seal eemale, siis võime sellest loost lugeda, et tuli üks poiss sellest Moosesele teatama. Nende kahe mehe nimed olid Eldad ja Meedad, et nemad räägivad prohvetlikul viisil, sellisel viisil, mida ei olnud varem kuuldud. Ja sellest arusaamatusest tuli välja aga ka Moosese soov, kui me seda lugu loeme, et kogu rahvas võiks saada vaimu ja rääkida prohvetlikul viisil. Väga huvitav lugu ja igatsus juba Moosese poolt, mis aga täitus Kristuses tükk aega hiljem. Vaim anti meestele, et Mooses ei kannaks üksi seda koormat Iisraeli rahva pärast. Kui me Jumala lastena saame osa Jumala vaimust, saame sellega täidetud, mida Jeesus oma ilmumisega meie ellu tuua saab, siis meie peale võiks ka öelda, tuleb otse kui üks taevane koorem teiste inimeste pärast, kes on päästmata või kellel on vaja Jumala abi. Ja see taevane vägi paneb meid otsekoheselt muret tundma teiste inimeste pärast ja võiks ka öelda, et Jumal oma vaimu läbi annab meile jagada oma koormat inimeste pärast. Me teame, et Jumal muretseb meie pärast ja sellepärast ta saatis ka oma poja Jeesuse Kristuse. Ja kui Jeesus täitis oma töö ja ülesande ja läks taevasse ja Jumal saatis Püha Vaimu, siis ta tahab, et see koorem või see mure teiste inimeste pärast, kes on veel päästmata, et see mure tuleks meie Jumala laste peale, et meie teeksime seda tööd edasi siin maailmas. See on Jumala eesmärk. Kallid õed ja vennad, armsad sõbrad, kallid kuulajad, see on Jumala tahtmine Jeesuses Kristuses, et see on tehtud võimalikuks, et me kõik saaksime täidetud Püha Vaimuga ning kõneleda ja näha asju prohvetlikult läbi Jumala sõna. Kui Jeesus läkitas jüngreid ja puhus nende peale vaimu, siis ta ütles, kelledele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kelledele te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud. See on Jumala poolt antud meelevald ning samas vastutama panev eesõigus. Patte andeks anda ja patte kinnitada. Seda saab teha ainult Jumala abiga, tema ülestõusmise väes. Selles on väga palju kaheldud ja kahjuks eksitud läbi aegade. Tüüpiline küsimus, mis tihti esile tuleb, on,
kas Jumal on ikka mulle ka minu patud andeks andnud? Kas ma olen ikka uuesti sündinud? Seda küsimust võib nimetada ka uskmatu Toomase küsimuseks meile kõikidele, kui me kahtleme selles, mida Jumal on meie jaoks teinud. Selles on ikka kahtlus, kas ikka. See seab iga inimese otse kui suletud ringi, nagu jüngrid olid suletud uste taga, ja ometi Jeesus sisenes ja ilmus uuesti jüngritele ka hiljem, kui ka see uskmatu Toomas oli nendega. Kallis sõber, kui sa oled jäänud ka üksikusse ringi ja kahtled, siis Jeesus tahab ise täna tulla läbi suletud ringi ja olukordade sinu juurde ja tuua su hingele rahu, mis ületab kogu meie arusaama. Ta on täna sinu juures, ootab sinuga kohtumist, et tuua lahendused sinu probleemidele. Sinu osa on teda aktsepteerida ja lasta oma ellu tulla. Nüüd selle loo juurde tagasi minnes Jeesus siseneb ja soovib taas rahu ja kõnetab kohe Toomast ja ütleb talle, et ta võib oma soovi täita ning panna oma sõrmed ja vaadata tema käsi ning pista need tema küljesse ning ütleb, ära ole uskmatu, vaid ole usklik. Manitsus, ära ole enam uskmatu, osutab, et püsiv usk Jeesusesse on võimalik ainult usuna üles tõusnud issandasse, kes kannab ikka veel oma lepitava surmamärke ihu küljes. Toomal oli seega valida kahe alternatiivi vahel, uskuda kui kristlane või jääda uskmatuks. Toomas nägi ja uskus issandasse ja ütles, minu issand ja minu Jumal. Usk Jeesusesse teeb meid nägijaks. Me näeme issandat oma elu kuningana, sest tema on meie patud andeks andnud ning me saame usu kaudu elama hakata hoopis uut ja teistsugust elu, mis avardab meie maailma tohutult laiemaks. Meie elu muutumises iga päev ning see, mida me varem tegime, seda me ei taha enam teha, kuna see oli nii tühine ja kaduv. Usk Jeesusesse ja tema surma ning ülestõusmisse ning pattude lunastusse tagab meile meeleparanduse ja uuesti sünni läbi tee igavesse ellu koos Jumalaga. See on usutee, mis Jumala poolt on nii seatud. Teist teed taevasse ei ole olemas. Kallid kuulajad, kui sa ei ole selle tee peale veel astunud, siis tee seda kohe. Jeesus on üles tõusnud ja nii, nagu ta on ennast ilmutanud läbi ajaloo väga paljudele, nii soovib ta ennast ilmutada ka sulle täna. Ja Jeesus ootab seda väga. Jeesus saab sind aidata ning tema saab tulla sinu juurde ka sellises olukorras, mis inimlikult tundub täiesti lootusetuna. Aga Jeesus, kes ise läks ristisurma näol täiesti lootuses olukorda, väljus sealt võitjana, teeb ka meie lootusetud olukorrad lootuse rikkaks. Tema saab kõik muuta täielikult. Jeesus ise ütles, et talle on antud meelevald nii taevas kui maa peal. Tema ise on meie juures kuni maailma ajastu otsani. Aga mis veel enam, ta on oma lastega koos igavesest ajast igavesti. Kallis sõber, lase Jeesusel usu kaudu tulla oma ellu ja muuta see igavesti, siis saad sina õndsaks. Aamen. Me palvetame koos. Kallis Jumal, me täname, et sina oled oma poja Jeesuse Kristuse saatnud siia maailma ja me täname Jeesus nende sündmuste eest, millest sina läksid siin maa peal läbi. Ja oleme võinud olla nende päevade keskel, nende sündmuste sees oma mõtetes, mida sina tegid juba tükk aega tagasi, aga see on otse kui sama värske, see ei ole kuhugi kadunud, nagu oli see juba 2000 aastat tagasi, sellepärast, et sa oled oma vaimu läbi täna meiega, sa elad meie sees ja me võime kogeda seda, et see töö, mida sina Golgatal tegid, selle kaudu oleme võinud meie saada täiesti uue elu. Issand, see on üks suur rõõm ja tänu sulle,
et me võime täna elada koos üles tõusnud Issandaga. Ja tõesti, ma tänan, et sina ise ilmutad meile igalühel ennast isiklikult ja ma palun, et sina jätkuvalt seda teeksid ja me palume iseenda eest, et me ei jääks kuidagi tuimaks või loiuks, vaid see püha vaimu tuli võiks meie sees põleda. Issand, et see võiks saada suuremaks meie sees, et see võiks tuua rohkem ilmutusi sinust ja igatsust sinu järgi, igatsust sinu sõna järgi, igatsust olla rohkem koos sinuga, igatsust palvetada oma lähedaste eest, oma sõprade eest, oma perekonnaliikmete eest, nende eest, kes ei ole veel sind tundnud või on sinust eemale läinud. Issand, me palume, et sina ilmutaksid ennast ja purustaksid need patuahelad, see patuvägi, mis on kuidagi vaikselt või salakavalalt ennast kuidagi inimeste ellu sisse pookinud ja tõmmanud sinust eemale. Aga me täname, Issand, et sina saad need ahelad katkestada ja sa oled seda teinud Golgatal, Issand, ja ma tänan, et me võime paluda praegu kõik koos, et sina purustaksid nii meie endi sees kui meie lähedaste, tuttavate sõprade seas need patuahelad ja teeksid meid täielikult vabaks, et me võiksime sind ülistada, kiita puhta südamega, Issand, ühe uue igatsuse tulega, teades seda, et see, mida sina teed, see püsib igavesti. Issand, me tõesti täname, et me võime paluda ka, et kingi meile rohkem usku, et me näeksime sind usu kaudu. Ja tõesti, see on üks tee, mis viib taevasse. Issand, tõesti palume, et meil ei oleks neid kahtlusi, mis ära rikuks meie usutee, vaid me võiksime tõesti kõik ütelda, minu Issand ja minu Jumal. Tänu sulle, et me võime kõik sinu kätte usaldada ja täname, et sina oled ja palume seda Jeesuse nimel. Amen. Ja nüüd võime koos veel laulda lõpulaulu. Ma otsustasin järgida Jeesust.
küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses, aga Jumalale ja meie Isale olgu kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen.